lähme tänase materjali juurde siis. Ma võtan nüüd ette selle lähimate nädalate jooksul, ma isegi sulle täpselt ei tea öelda mitme nädala jooksul, ühe teema, mida ma ei ole pikemalt tegelikult rääkinud juba, ma pakun, et ligemale 2 aastat. Ma ei oska öelda, kas nii palju on möödas, aga sinna kantida võib kohati juba joosta. Ja me hakkame rääkima sellist asjast nagu tervenemisest. Me võtame seda aega, et natuke seda uurida ja sinna endasesse laadida neid printsiipe. Ja miks see teema on vaja uuesti taas läbi vaadata, on see, et Jumala tahe on, et me võiksime kõik terved olla. Ta ütleb 3. Johannese kirjas, armas, ma soovin üle kõige, et sa oleksid jõukas ja terve, nii nagu su hingegi lugu on hea. Nüüd see ei ole lihtsalt ilus terve sissejuhatus sellele kirjale, et tore on midagi öelda alguses, et ma tahan, et sa oleksid terve ja su käsi hästi käiks, vaid see on hoopis sissejuhatus sellest, mis on Jumala tahe meie suhtes. Või siis Jakobuse kirjas Jakobus küsib, et kui keegi teie seast on haige, või üks tõlge isegi ütleb, et kas keegi teie seast on haige. Ta nagu küsib, et kuidas nagu see ei peaks nii olema, see ei ole loogiline. Siis ta kutsub enese juurde koguduse vanemad ja nende võitku teda õliga issanda nimel. Ja usupälve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks, kiitus Jumal. See on Jumala igatsus ja plaan ja soov sinu jaoks, et sina võiksid olla täies tervises. Ja sinu lapsed samamoodi võiksid olla täies tervises. Aga saame aru, see ei ole automaatne meie jaoks, et ma kunagi ju käisin tervenduskoolis ja kunagi ma olen lugenud neid lugusid ja uurinud neid tervenduse kirjakohti, asju, neid printsiipe ja mitmeid asju võib-olla sa oskad ka peast tsiteerida, aga iva on selles, et need asjad peavad olema sinusse istutatud, sinusse juurdunud, siis sa hakkad nägema muutusi ja hakkad nägema tulemusi selle asja suhtes. Näiteks kuulates ka värskelt just ühte Kenneth Hagini jutlust, ta ütles huvitav asja, see jutlus, mis ta võis olla, orienteerunud võib-olla 10 aastat tagasi salvestud, ma täpselt ei tea isegi, võib-olla isegi natuke rohkem. Siis ta ütles, et tema viimane peavalu oli 1934. aastal. Rääkimata kõigest muust haigustest. Küsid, kas sükke asi on võimalik? See tundub nagu mingisuguse kõrgelennulise utoopiani, mis on kätte saadav ainult nagu vähestele. Nüüd see ei ole nii. Me ei näe Jeesuse puhul mitte kordagi, et tema kohta oleks isegi mainitud, et ta köhis. Ma mõtlen siis põhjendamatult, mõtlen siis nii-öelda haiguse tõttu. Vaata, siin meil ei ole isegi üldse öeldud, et ta oleks köhinud. Võib-olla kui kuidagi kurku läks, siis võib-olla ikka köhis, ma arvan, aga me ei näe, et oleks isegi seda teinud. Ei räägita sellest, et Jeesus ütles oma jüngritele, ärge täna mind tüüdake, mul on täna peavalu, ma tahaks magama minna natukene. Me ei näe sükst asju. Nüüd tema elas siin maa peal inimese positsioonis, andes meile eeskuju, kuidas meie võime tänasel päeval elada ka siin inimese positsioonis täiesti tervena, kogu oma eluea. See on see sama, mida ma tahan välja tuua nende kirjakohtade, nende printsiipidega, et igaühel meist on võimalik täiesti tervena elada kogu oma elu ja olla vaba kõigist haigustest, mis iganes, kroonilised, mittekroonilised, vahest tulevad mingid haigused, külmetused, nohud, köhad, mida iganes. Ka need ei ole midagi sellist, mis peaks olema normaalne või lahutamatu või lihtsalt mingisugune saatuslik osa sinu elus. Sest et see ei ole see, mis on Jumala plaan oma koguduse jaoks. Jeesus, kui ta suri risti peal, siis tema tahe oli see, et tema võttis enese peale meie haigus ja kandis meie valusid. Amen. Ma võiksin sinna panna kõik ette ja ma ei ole meelevaldne isegi. Amen. Või nagu ta ütleb, et tema annab andeks kõik sinu pahateod ja parandab kõik sinu vigadused ehk haigused. Kõik haigused annab andeks ja see on, kõik patud annab andeks ja kõik haigused parandab. Ja see on Jumala igatsus, see on Jumala tahe. Aga selleks, et see hakkaks sinu elu jaoks funktsioneerima, ei piisa sellest, ma lugesin kunagi 2 aastat tagasi ühte jutlust, kuulasin ühte jutlust või paar aastat tagasi või millagi uurisin selle kirjakohti, mitmeid asju suudad peast tsiteerida. Üks teema, mida ma olen võib-olla isegi kõige rohkem rääkinud, väga palju olen rääkinud, on tervenemine. Ja ma suudan väga paljusid neid kirjakohti leida üles piiblist üsna kiiresti, mitte neist tsiteerida peast. Need on kulunud minusse, aga see ei ole garantiiks sellest, et ma püsin tervena. Vaatsa siin. Ja vaatame siin piiblis neid mõningaid olulisi kirjakohti. Lähme kõige esimese juurde, neist on õpetussõnade 4.20.
õpetussõnade 4.20 ja ma tahan, isegi kui sa täna kuuled väga tuttavat materjali, ma arvan, et ma mitmetele loen niisuguseid kirjakohti, mida sa oled mind korduvalt kuulnud rääkimas, aga tahan, et see tuleks ühe värskuse, ühe uudsuse ja samas ka sinupoolse ootuse ja põnevusega, millest sa haarad sellega kinni ja hakkad nägema muutusi ja läbimurranguid selles alas. See peab nii-öelda samamoodi, me peaksime olema võimelised ütlema, nagu nemad ütlesid, et ühtegi vaest ei olnud nende seas, me võime öelda ka ühtegi haiget ei olnud nende seas. Mitte, et me inimesed ära saadame, vaid asi on selles, et me näeme imesid toimus enda seas, näeme läbimurranguid, näeme tervenemisi ja taastumisi täiesti lootusetuna tunduvatest haigustest. Otsa siin. See on see, mis on Jumala tahe. Amen. Niisiis, õpetussõnade 4.20. Mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrmu kõnede poole, ära kaota neid enesel silmist, hoia need oma südames. Sest need on eluks sellele, kes need leiab ja terviseks, ehk siis ravimiks kogu ta ihule. Nüüd, kui me räägime nüüd sellest, et see Jumala sõna on meile ravimiks, siis sa oled kindlasti käinud mingil ajahetkel oma elus arsti juures. Kes kunagi ei ole käinud, võib tõsta oma käed, ma ei saa ka tõsta. Ei ole kedagi, kõik on järelikult käinud. Nüüd, mis on arsti üks tüüpilisemaid meetodeid? Sa lähed ühe korra tema juurde, ta vaatab su läbi, uurib, kui vaja teeb röntgenipildid, mis iganes muud asjad, ja siis annab selle diagnoosi ja siis selle järel ta annab sulle ravimid või mingisuguse ravikuuri või mingisugused muud asjad, mis sa pead tegema. Ja siis ta ütleb, et tee või võta neid ravimeid selle perioodi, sellise regulaarsusega hommikul või õhtul või mis iganes moodi ja siis, kui sa oled mingi perioodi seda teinud, siis tule tagasi ja vaatame siis uuesti see üle. Hallo? Ja siis sa lähed koju ja siis paned endale paika, kui see on igapäevane ravim näiteks, et sa võtad selle igal päeval näiteks hommikul enne sööki ja hälgid seda järjepidevalt, et su ravim oleks see võetud. Ja siis läheb võib-olla see mingisugune paar kuud või midagi taolist mööda, mis see iganes periood on, sul on uus arsti aeg, sa lähed kohale ja ta vaatab sind üle. Kui me käsitleksime ja kohtleksime Jumala sõna samasuguse järjepidevuse ja sarnasuguse järjekindluse ja regulaarsusega, saaksime palju kiiremaid tulemusi ja palju odavamaid tulemusi ja palju vähem keemiavabamaid tulemusi, kiitus Jumala. Amen. Kui meil on usku rohkem Jumala sõnasse kui arstidesse, siis me saaksime palju kiiremini ja palju paremaid tulemusi. Mitte, et ei tohiks arsti juures käia, mitte, et ei tohiks arsti abi kasutada, mitte seda, et peaksid tablettide võtmise kohe homme päev ära lõpetama. Vaid asi on selles, et me peame hakkama suhtuma Jumala sõnasse samasuguse järjekindlusega, selle samasuguse hoiaku, kuidas me haarame sellest kinni. Ta ütleb, mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrmu kõnede poole, ära lase neid enesel silmist, hoia neid oma südames, võta see ravimine see sisse, pane see oma silmad ette, hoia seda oma tähelepanu all, neela see enda sisse. Ka see ravimipurk sinu lauanurga peal, kui sa jääks ootama seda, et tore on teda vaadata ja see võib-olla teeks midagi ja võib-olla muudaks mind, see ei muuda midagi su elus. See tuleb sinu sisse panna, samamoodi on Jumala ravimiga, see tuleb sinu sisse panna, sa pead selle võtma oma silme ette, sa pead selle panema oma südamesse, sul tuleb võtta aega, et mõtiskeda selle üle, et need kirjakohad ei ole mitte ainult sinu peas, vaid need on sinu südames. Need saavad osaks sinu elust, need saavad osaks sinu mõtetest, need saavad osaks sinu käitumisest, need saavad osaks sellest, kes sa oled, kiitus Jumala. Igaüks, kui mingisugune haiguse probleem, mingi raskuse situatsioon üles kerkib, siis on midagi sellist, mis on su sisse niivõrd juurdunud, et see lähtub sinu suust ja hakkad seda välja rääkima, hakkad seda välja kuulutama, seisad vastu kuradile ja kurat põgeneb sinu juures, sest et Jumal ei ole seda haigust sulle toonud, kiitus Jumala. Amen. Sest kui Jeesus nägi seda küürust naist ja ta ütles, et naine, sa oled lahti sellest haigusest, siis pärast ta selgitab lahti, kas siis see naine, keda saatan on sidunud, need 18 aastat ei pidanud päästetama sellest köidikust, kes oli teda sidunud, kes oli talle selle haiguse toonud. Ja kui öeldakse Jeesu teenistuse kohta, kuidas Jumal Jeesus Natsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega, kuidas tema käis ringi ja parandas kõiki, kellede üle kurat oli saanud võimuse. Jumal ei ole seda haigust sulle kinkinud. Jumal ei ole seda haigust sulle plaaninud. Jumal ei ole seda haigust sulle ette näinud, vaid Jeesus käis mööda maad ringi ja tegi head ja parandas kõiki, kellede üle kurat oli saanud võimuse. Kiitus Jumalale. Jumal tahab, et sina võiksid olla terve. Selleks tuleb haarata sul kinni sellest Jumala ravimist ja näha, kuidas see hakkab sinu elu muutma, kuidas see hakkab sinu elu lahendama, kuidas see hakkab sind välja tooma endast probleemidest, kuidas sa ei pea olema sõltuvuses selle maailma probleemidest ja raskustest ja survetest ja pisikutest
haigustest ja millest iganes. Ja sa võid ka ühel päeval öelda, et minu viimane peavalu oli teab mis iganes aastal. Minu viimane seljavalu oli teab mis iganes aastal. Amen. Ma ei tea, mis asi on gripp, sest et ma ei koge seda. Sa võid selles käia, selles elama hakata. Amen. Ja see ei ole midagi utoopilist ja samas see ei maksa mitte midagi. Sa ei pea olema kurb selle üle, kui ravimite hinnad on tõusnud. Sa ei pea olema kurb sellest, et kui arstidele käimine maksab midagi. Oled sa siin, sinu aega ja sinu erinevaid muid asju. Vaid sa võid olla selle üle rõõmus, et Jumal on andnud sulle ühe ravimi, mis töötab, mis toimib, mis tervendab reaalselt. Aga see ravim tuleb panna oma silme ette. See ravim tuleb panna oma tähelepanu alla. See tuleb oma südamesse sisse panna. Ja ta on sulle ravimiks. Mu poeg, pane tähele mu sõnu. Pööra oma kõrmu kõnede poole. Ära lase neid enesel silmist. Hoia need oma südames. Sest need samad sõnad, mis sa oled oma südamesse pannud, mis sa oled hoidnud oma südames, on sulle eluks ja terviseks. Need sõnad, mis on su südames, on sulle terviseks. Mitte need sõnad, mis on sinu meeltes, mitte need sõnad, mida sa oled kuulnud, vaid need sõnad, mis on su südames, on sinu terviseks. Amen. See on väga oluline see, et me kuuleme Jumala sõna, mitte ainult me ei kuule, vaid me kuulame Jumala sõna. Ma kasutan meelega neid kahte sõnu. Üks nendest on siis see, kus sa lihtsalt kuuled, et midagi räägitakse. Teine on siis see, kus sa kuulad tähelepanuga ühe ootuse ja põnevusega. Nüüd Jeesus on neid samu printsiipe rääkinud lahti ka evangeeliumites. Mismoodi kuulamine mõjutab seda, kuidas me terveneme või kuidas me käime tervises. See, kuidas sa kuulad Jumala sõna. Vaatame korra evangeeliumitesse. Ja lähme Markuse evangeeliumi 4. peatükki. Oled sa minuga kaasas? Ole kaasas selle asjaga. Ma tahan sinus midagi üles õhutada, võib-olla mis on jäänud kuidagi võib-olla varjule või kuidagi ei ole olnud tähelepanu all võib-olla kogu aeg, mis peaks olema rohkem meie tähelepanu all. See, et me tervenduskooli ära lõpetasime, ei tähenda seda, et me tervenemisi ära lõpetasime. Amen. See ei ole muutunud, see on Jumala tahe. Amen. Niisiis, siin ta ütleb Markuse evangeelium 4:24. Ta ütleb, ja ta ütles neile, pange tähele, mida te kuulete. Mis mõõduga te mõõdate, sellega mõõdetakse teile ja teile lisatakse veel juurde. Pange tähele, mida te kuulete. Pööra oma tähelepanu sellele, mida sa kuuled. Kui sa kuulad Jumala sõna, kui sa kuuled seda, mida Jeesus rääkis seoses tervenemisega, mida need inimesed rääkisid seoses tervenemisega, mida sa leiad nendest tervenemislugudes, mida sa leiad nendest kirjakohtes, kui sa kuulad seda tähelepanuga, pane tähele, mida sa kuulad. Nüüd ta ütleb selle samaga seoses, mida sa kuulad, mis mõõduga te mõõdate, sellega mõõdetakse teile ja teile lisatakse veel juurde. Kui sina tuled Jumala sõna juurde, oma väikese teelusikaga, selle kõige väiksema mõõduga veel, mis sa oma titale tavaliselt kasutaksid võib-olla. Tuled sükse ootusega Jumala sõna juurde. Võib-olla midagi ma sealt leian. Võib-olla vahetevahel ma saan midagi aru. Või sa jääd uskuma neid valesi, et Jumala sõnast on nii raske aru saada ja see on nii keeruline ja kuidas ma peaks seda mõistma. See on nii keerulises keeles kirjutatud ja kui sa jääd neid valesid uskuma, siis sa jäädki selle oma teelusika juurde. Ja sa ei saa sealt sõnast eriti palju midagi. Sest et sa oled jäänud uskuma, et see on lihtsalt, nagu öeldakse, lihtsalt see ongi selline salapärane ja varjule pandud asi, millest sa ei saa aru. Aga Jumala sõnas on need tõed pandud varjule sinu jaoks, mitte sinu eest. Ja nüüd, kui sa tuled ühe suure kulbiga ja ütled, et ma tahaks kulbiga saada Jumala käest, siis Jumal ütleb, et palun väga, võta kulbiga. Aga kui sa oled sellest kavalam ja tuled sõidad oma cisternautoga etta, siis Jumal tuleb ja laeb selle täis. Aga kui sa oled sellest veel kavalam ja lased ühe laeva tuua, millel on veel jurakam cistern, siis ta laeb ka selle täis. Ja kui sa leiad veel suurema anuma, mul praegu pähe ei tule ausalt öeldes, siis ta laeb ka selle täis. Kui sinu ootus Jumala suhtes on väga väike ja väga madal ja piiratud, siis sellele vastavalt sa saad ka. See on väga oluline, missuguse ootusega sa tuled, missuguse igatsuse sa tuled selle Jumala sõna juurde. Ja sageli meie ootusel ülib välja seesama, et me oleme kuulnud. Ma juba tean, see on mulle juba tuttav, see on mul peas. Mida tal veel uut mulle rääkida on, ei olnudki midagi uut. Ja inimene lülib välja ja ta on jälle sellel teelusika tasemel. Ja küsib, et miks see sõna mulle midagi ei ole teinud? Pane tähele, mis mõõduga sina mõõdad. Kuidas sa kuulad?
See tähendab, sa kuulad vastavalt sellele, mis mõõduga sa mõõdad. Sa kuulad tähelepanuga, kui su mõõt on suurem. Sa kuulad eriliselt suure tähelepanuga, kui su mõõt on veel suurem. Ja kui su mõõt on ülisuur, siis sinu tähelepanu on totaalselt selle sõna peal. Sa nagu öeldakse, ei lase mitte millelgi enda tähelepanu tõmmata, mitte miski sind muu ei huvita. See tegelikult seesama, mis tähendab, pane tähele mu sõnu, pöörama kõrmu kõnede poole. See tegelikult räägib sellest, et sa heidad kõik muu kõrvale, sa heidad kõik, mis võiks sind takistada, häirida, kõrvale tõmmata su tähelepanu. Kõik, mis on ebaoluline selles situatsioonis, sa hülgad selle, et saada 100% oma tähelepanu sõnale. Sellele sõnumile, sest see on tervendav. See on see, mis muudab. Sest Jumal läkitas oma sõna ja see parandas nad. Sest sa saad sellest aru, et see sõna kannab eneses väge. Et see on nagu vihm ja lumi, mis tuleb taevast alla ja see kastab maad ja teeb seda, milleks ta on läkitatud. Jumal on saatnud oma sõna ja selles on vägi, et sind tervendada. Selles on vägi, et sind vabastada. Selles on vägi, et muuta sinu olukord. Et lahendada see olukord, kus oled selles lootusetus haiguses. Et lahendada see olukord, kus see on nii-öelda krooniline haigus, mis ei pea tulema tagasi, sest sa haarad kinni tema sõnast kogu oma tähelepanuga, kogu oma igatsuse, kogu oma ootusega ja Jumal valab sulle küllus tervendavat väge. Amen. Sest sa paned tähele tema sõnu, kiitus Jumala. Sa paned tähele tema sõnu, pöörad oma kõrvad, sa pöörad oma tähelepanu täielikult sellele, mis Jumal on ütlemas, mis tema on rääkimas. Amen, kiitus Jumala, see on väga oluline, et me sellisel kombel kohtleme Jumala sõna. Siis see tervendab, siis see taastab meie ihu, siis see seab need olukorrad korda. Siis see ihu, mis on võib-olla räsitud ja vaevatud haigustest, need haigused hakkavad lahkuma, see ihu hakkab taastuma, see ihu hakkab tervenema, see ihu muutub tugevaks. Amen, see ihu muutub stabiilseks. Kiitus Jumalale. Amen. Niisiis, pane tähele, mismoodi sa siis kuulad, mida siis kuulad ja mis mõõduga sa mõõdad. Vaatame Luuka evangeeliumi 8. peatükki. Ole kaasas sellega, nõustu sellega, mis Jumala sõna on ütlemas täna. Ära ainult lihtsalt kuula, nõustu, haagi ennast selle külge. Nii, Luuka 8.18 ütleb, katsuge siis, kuidas te kuulate. Eelmine fraas ütles, mida te kuulete. Siin on tähendamanu küsimus selles, kuidas te kuulete. Ta ütleb siin siis, katsuge siis, kuidas te kuulete, sest kellel iganes on, sellele antakse. Ja kellel iganes ei ole, sellelt võetakse seegi, mis ta arvab enesel olevat. See on üks väga oluline asi tegelikult, kuidas sinu kuulamine, see kuidas sa kuulad, mõjutab selle kasvu, mis sul täna on Jumala käest. Või mõjutab selle tõsist kahanemist, mis sul täna on Jumala käest. Nüüd see, kus sa täna oled Jumala, kui palju sa tunned Jumalat, see ei ole nagu öeldakse lihtsalt automaatne, stabiilne seis, millesse sa jääd igavesti, hoolimata sellest, mismoodi sa edasi elad või mis sa teed selle sõnumiga või mismoodi sa Jumala sõna järgmistel päevadel kohtled. Vaid see sõltub, see kasv, kas sa lähed ülespoole või allapoole sellest, kuidas sa kohtled Jumala sõna järgmistel kordadel. Vaata, mis ta ütleb siin. Ta ütleb siin siis, et kuidas te kuulate. Sest kui sul on midagi, siis sulle antakse juurde. Kui sa kuulad tõesti tähelepanuga, sa pöörad oma silmad selle peale, sa pöörad oma kõrvad selle peale. Aga kui sa seda ei tee, siis sult võetakse ka see ära, mis sa isegi arvad enesel olevat. Ja sa arvad, et sa oled mingis kohas, sa arvad, et sa tunned Jumalat, sa arvad, et sa oled tervenemisega kursis. Aga kui sa ei pööra Jumala sõnale tähelepanu, sa ei pööra oma silmi selle Jumala sõna kõnede poole, siis kõik see haihtub, lahtub ära ja sul jääb üks tühi kest. Mälestused sellest, et Jumal tervendas, mälestused tema kirjakohtadest, mälestused tervenevast väest, mälestused tervenevatest lugudest, mälestused tervenduskoolist, milles iganes. Amen. Ja see jääb ainult üks mälestus, aga seda reaalsust ei ole enam selle sees. Ja see sõltub sellest, kuidas sa täna kuulad, kuidas sa täna oma tähelepanu pöörad Jumala sõnale, kuidas sa tähelepanu pöörad täielikult sellele, kus see sõna hakkab sinu ihu taastama. See on üleloomulik vägi selleks, et taastada sinu ihu. See on üleloomulik vägi, et seada korda need organid, mis ei ole funktsioneerimas enam normaalselt. Seada korda sinu närvisüsteem, seada korda sinu veresoonkond, seada korda sinu süda, seada korda sinu kopsud, seada korda sinu aju, mida iganes on vaja. See sõna sisaldab seda väge, et see kõik korda seada, kiitus Jumala. Amen. Seada korda sinu ainevahetus, mida iganes on vaja korda seada. Jumal tahab seada korda need asjad. Ja see sõna sisaldab eneses seda väge. Kui sina täna tead, et sinu ihus on mingi haigus, mingisugune probleem, mingi valu, mingisugune häda,
siis selles sõnas täna on vägi, et see taastada, et see korda seada, et see korrastada, et see uuesti luua, kui vaja kas või. Selles samas sõnas on vägi ja see sõna kannab eneses seda, aga see tablett tuleb sisse võtta, see Jumala sõna ravim tuleb sisse võtta. Ja kuidas sa võtad selle? Ei mitte oma loomuliku suuga, vaid oma tähelepanuga, sellega, kuidas sa kuulad Jumala sõna, sa võtad selle sisse. Ja kui sa teed seda järjepidevalt, samamoodi sa teeksid tavalise arsti antud ravimiga ja järjepidevalt ja regulaarselt ja järjepidevalt ja regulaarselt ja järjepidevalt, siis sa näed tulemusi, sa näed muutusi, sa näed tervenemist, sa näed läbimurrangut, sa näed, kuidas, et Jumala tervendav vägi on tegutsemas sinu ihus reaalselt. Et sa ei räägi enam ainult ootusi, sa ei räägi ainult enam lootusi, vaid sa räägid ühte reaalsust, sest et Jumal on sinu ravija, kiitus Jumalale. Nagu ta ütles oma rahvale, et mina olen Jehova sinu ravija. Amen. Siis ta on ka sinu jaoks sinu ravija, sest et sa kuulasid tema sõna, sa pöörasid oma tähelepanu tema sõnade poole ja tema käskude poole ja tema hakkas sind taastama, sind tervendama, sest tema on Jumal sinu ravija ja sina oled Abrahami sugu ja sama tõotus, mis ta andis oma soole, kuulub ka kiitus Jumalale sulle. Halleluuja. Amen. Kiitus Jumalale. See on Jumala igatsus, see on Jumala tahe sinu suhtes. Armas, ma soovin üle kõige, et sa oleksid jõukas ja terve. Ja terve. Kiitus Jumalale. See on tema tahe. Nii, lähme edasi siit. Luuka evangeeliumi 5. peatükki. Näeks su ettepoole. Ütleb niimoodi, Luuka 5.1. Miks peab sellest nii põnevil olema? Sest et see on Jumala sõna, mis tervendab, mis vabastab. Amen. Kiitus Jumalale. Jumala sõna ütleb, et ma ei sure ja ma kuulutan Jumala vägevaid tegusid. Kui sina peaks sattuma silmitsi kunagi sellega, et sulle on pandud arstide poolt diagnoos või asi, mis võiks kuulutada surma, siis Jumala sõna ütleb sulle, ma ei sure, vaid ma kuulutan Jumala vägevaid tegusid. Ma kavatsen elada, ma kavatsen käia Jumala tugevuses, käia Jumala tervenemises. Amen. See on see sõna, mis on sinu jaoks. See on see sõna, mis on sinu jaoks. Otsi üles, see on Taaveti lauludes, see sõna kirjas, et ta on öelnud, ma kavatsen kuulutada Jumala vägevaid tegusid, ma ei sure ja ma elan. Kiitus Jumal, see on sõna sinu jaoks. See, mis ütleb arst või ütleb diagnoos, ei ole see, mis sina pead elama, vaid see, mis ütleb Jumala sõna, on see, mis sina elad. Kiitus Jumalale. Amen. Nii, vaatame Luuka 5.1. Ütleb, aga kui rahvas tema juurde tungis, kui rahvas tema juurde tungis, mitte ei vaadelnud kõrvalt, mitte ei arvanud või mõelnud, mis seal siis nüüd toimub või mis seal ei toimunud, nad tungisid, nad pressisid sinna ligi. Mille jaoks nad pressisid, miks nad olisid tema ligi, miks nad ronisid ta ligi, miks nad tahtsid ta käest saada. Nad ei tahtnud nagu tänasel päeval võib-olla mõningasuguste superstaaride puhul, et nad saaks puudutada, ma saaks seda näha, vaid mille jaoks nad tulid tema juurde. Mille jaoks nad olid võtnud selle aja, miks nad olid tulnud selle pika maa, miks nad nägid vaeva, et ligi pääseda. Selleks, et nad, mis ta ütleb, ja tungis Jumala sõna kuulma. Nad tulid Jumala sõna kuulma ja nad pressisid sellele sõnale ligi. Samamoodi pead sina pressima täna sellele sõnale ligi, mis Jumal on andnud sulle. Sellele samale sõnale, mis on kirjutatud, mis on sinu käes. Sa pead pressima sellele ligi, sa pead tungima sellele ligi, pingutama sellele ligi saamiseks. Sa pead vaeva nägema, et sellele ligi pääseda. Pead tegema omapoolse pingutus, et haarata sellest sõnast kinni. Ja see sama rahvas tuli ja tungis Jumala sõna ligi. Et kuulda seda, mida Jumala sõnast on öelda. Kiitus Jumalale. Sa pead tänasel päeval samamoodi kohtlema seda Jumala sõna, mis on tervendava väega, mis on taastava väega, et sellele ligi tungida, et see võiks sinu elus muuta asju, et see võiks tuua läbimurrangud, et see võiks tuua lahendusi. Sellepärast tungi sellele sõnale ligi, sellepärast pressi sellele sõnale ligi. Kiitus Jumalale. Amen. Kiitus Jumalale. Vaatasin samas Luuka 5.15, näksu edasi. Ta ütleb, aga sõnum temast levis laiemale ja palju rahvast tuli kokku teda kuulama. Amen. Ja palju rahvast tuli kokku teda kuulama.
teda kuulama. Nad ei tulnud lihtsalt niisama kokku aega veetma, ei tulnud aega sisustama, nad ei tulnud meelt rahutama, nad tulid kuulama Jumala sõna. Kui sinul on samasugune hoiak tänasel päeval, siis sa oled see nende seas, keda ta hakkab kohe kirjeldama, kes tulid ka kuulama. Ja mis siis Jumal ütleb selle kohta, mis sündis nende jaoks? Ja teda kuulama ja temalt tervist saama tõbedest. Kiitus Jumala. Nad tulid kuulama ja tervist saama. Nad tulid kuulama ja tervist saama. Nad tulid kõigepealt kuulama ja tervist saama. Kui sina tuled Jumala sõna kuulama kõigepealt, siis sa saad ka terveks. Kui tuled Jumala sõna kuulama, siis sa saad ka terveks. Siis sa saad ka vabaks. Siis sa saad ka oma probleemid lahendatud. Kiitus Jumala. Kui tulete kuulama, kiitus Jumala, mitte lihtsalt kuulama, vaid kuulama. Kiitus Jumala. Sa tuled ühe innukusega, tuled pressid selle sõnale ligi, siis tulevad lahendused. Vaata nõksu edasi, Luuka evangeeliumi 6. peatükk. Luuka evangeeliumi 6. peatükk ja 17. salm. Nüüd need on ridamisi järjest kirjeldused, mis näitavad seda, mis toimus tänu sellele, kui inimesed tulid kuulama Jumala sõna. Luuka 6.17 ütleb, nendega ta astus alla. Ta räägib siis oma jüngritest ja ka sellest rahva hulgast. Ja ei peatuma lagedale paigale ja seal oli, jüngritest siis tegelikult inimesed tulevad kohe. Ja seal oli suur hulk tema jüngreid ja kogu Juudamaalt ja Jeruusalemmast ning Tüürose ja Siidoni rannamaalt suur rahva kogu. Kui sind huvitab, sa võid vaadata kaardi pealt, need alad ei ole lähedal. Need ei ole seal samas nii-öelda ümber nurga kuskil ei ela need inimesed. Need ei ole kaks kõrvaltänavate nimed seal. Vaata siin, need on vägagi arvestatavalt kaugel olevad alad. Kus need inimesed olid tulnud sinna kokku. Ja see oli suur rahva hulk. Ja mis jaoks nad tulid kokku? Kes olid tulnud teda kuulama? Vaata siin, olid tulnud teda kuulama. Ma tean, mitmed inimesed ei ole seda kõvasti ütelnud, ma ütlen mitte isegi meie kogudest, vaid väljastpoolt. Aga ümberringi ma ikka kuulen. Need on segaseks läinud, nad ronivad sinna Malaisiasse, manevad siuksed rahad magama. Nad on imelikuks läinud. Me läheme kuulama. Me läheme sõna kuulama, sest et Jumal on andnud selle koha meie jaoks ja leidnud need sidemed ja liitunud meid selle paigaga. Ja me saame aru, et see on üks oluline hoiak, me võib-olla peame distantse maha sõitma, raha kulutama. Need inimesed ka käisid maha pikki distantse, sest nad teadsid, see sõna nende jaoks on seal, selles kohas, mida Jumal on öelda. Nad teadsid, et see on üks muutus, üks läbimurrak nende jaoks selles kohas. Neid ei huvitanud, mida teised inimesed sellest arvavad, et nad lähevad nii pika maa, et kuulata Jeesust. Aga nemad teadsid, nende lahendus on seal. Amen. Mis ta siis ütleb, nad olid tulnud teda kuulama, ennast laskma parandada oma haigusest. Ja ka need, keda rüvedad vaimud vaevasid, said terveks. Ja kõik rahvas püüdis teda puudutada, sest vägi lähtus temast ja parandas kõik. Ja parandas kõik. Kes olid need, kes need kõik olid, kes terveks said? Need, kes olid tulnud pikki maid, et teda kuulata. Jumala tervendav vägi on sulle kätte saada, kui sa oled tulemas Jumala sõna kuulama, kui sa haarad sellest sõnast kinni, sa näed, et see tervenemine on kõigile. See vägi lähtus temast nende jaoks, sest nad olid tulnud ühe ootusega, põnevusega, innukusega, janususega, selle ootusega, et Jumal muudab, Jumal tervendab, Jumal taastab. Jeesus on siin, ma haaran temast kinni. Või nagu Eritabi naine ütles, kui ma puudutan tema kuube, siis ma saan terveks. Miks pärast tema ime käivitus? Sest et ta oli kuulnud Jumala sõna. Samamoodi see sama rahvas tuli kohale ja kuulid kuulama ja terveks saama. Ja kui nad kuulsid Jumala sõna, siis nende usk oli valmis, et sellest kinni haarata sellest imest ja nad puudutasid Jeesuse kuube, nad said terveks ja Jumal tervendas nad kõik. Kõik. See suur rahva hulk, selle kirjelduse põhjal, nagu mina aru saan, nad, kes seal kõik olid haiged, nad said kõik terveks. Me räägime täna võib-olla suurtest evangelistlikest koosolekutest, kus on suured rahvamassid ja mõned saavad terveks. Aga Jumalal on midagi enamat valmis pandud, veel isegi sellest suuremat, kus kõik saavad terveks. Aga miks pärast nad saavad terveks, sest nad tulevad kuulama Jumala sõna. Nad ei tule ainult imede pärast, nad ei tule ainult nende asjade pärast, mida nemad saaksid või mida nemad võiksid näha seal, vaid nad tulevad sõna kuulama, nad tulevad sellest ammutama, nad on valmis. Nende suured tsisternid on ootamas seal samas kuskil selle koguduse ukse taga või telgi ukse taga, kus iganes see siis koosolek on. Ja nad on valmis, et see tsistern täis ammutada seda sõna. Nad on valmis, et see maksimum võtta enese sisse. Ammutada Jumala käest. Ja kui nad nii lähenevad iga kord, siis Jumala tervendav vägi tabab nad. Jumala tervendav vägi taastab nad. Me näeme Jeesuse teenistuses mitmeid imesid, kus ma olen mõelnud selle üle, et kui ma ise isiklikult seda silmadega näeksin, nagu öeldakse, minu aju, nagu öeldakse, kas ta peab vastu. Kuivanud käega mees.
seisab seal Jeesus ees ja Jeesus ütleb, siruta oma käsi ja mees sirutab ja see on täpselt terve nagu teine. Kui suudad sa minuga kaasas olla? Kuivanud käega mees, see tähendab seda, et tema käsi oli kuivetanud. Sellel ei olnud lihased, sellel ei olnud nii-öelda, kõik see asi oli nii-öelda üks kont lihtsalt rippus siin kõrval. Nüüd, kuidas ta saab seda üldse sirutada? See on nüüd omaette teema. Ta usus sirutas, sest et lihased ei ole, kuidas sa seda sirutad. Kuidas ta liigugi üldse, kui need lihased on kärbunud. Aga usus ta otsustas liigutada. Usus ta otsustas sirutada, sest Jeesus oli öelnud siruta. Sest Jeesus räägib olematutest asjadest otse kui olevatest. Ja nüüd ta otsustas sirutuda. Ja kui ta sirutas, siis Jumala vägi täitis ja tabas selle käe ja see oli otse kui teile. Seal samas inimeste silma all loodi sinna ihu peale uus liha, uued lihased, kogu see ihu, kõik liigesed, kõik sai sel hetkeliselt taastatud. Ja see on sinu silmade all. Inimene sirutab oma kuivanud käe ja kui ta tõuseb, siis seal on lihased peal. Siis ma arvan, et meie kapsel enam ei pea vastu. See on see, mida Jumal meil valmis on pandud. Need on asjad, mida Jumal tahab teha, loovaid imesid. Kui räägib Smith Wigglesworthi, tema teenistusest räägitakse, kuidas ta andis ühele käsu ühele inimesele, kelle ei olnud jalapöidasid. Mine osta endale kingad. Ta läks kingapoodi ja küsis kingamüüjalt, palun mulle kingad, valis ühe numbri, mis talle sobib. Mis ta ise otsustas siis endale, missugust jalga ta sobib endale. Ja lükkas selle sinna köndi otsa ja sinna tekkis jalg sisse. Ja siis ta võttis teise jalanõu ja pani selle sinna selle köndi otsa ja sinna tekkis teine jalg sisse. Nüüd Jumalal on midagi, see sõna kannab eneses väge. Me mõtleme vahest köha ja vahest nohu ja vahest peavalu peale. See sõna kannab midagi enamat veel. Ja kui sa seda sõna paned tähele, kui sa seda sõna hakkad kuulama, kui sa sõna hakkad enesesse laadima, siis see hakkab sinu ihus taastama asju, see hakkab sinu ihus looma asju. Amen. See on see potentsiaal, mis meil täna kätte saada on. See on see, millega me oleme kokku puutmas. See on Jumala tervendav vägi. See ei ole mitte see, et mõni peavalukene kaob ära, mõni väike köhakene kaob ära, mõni kellegi halb emotsioon läheb natuke paremaks. See ei ole ainult see tase. Jumalal on midagi palju enamat valmis pandud. Kiitus Jumalale. Nüüd lähme ühe teise asja juurde selle juures. Lähme Markuse evangeeliumi 6. peatükki. See on selle eelmisega tegelikult väga otseselt seotud. See kirjakoht võib-olla on natukene negatiivne, aga ma arvan, et sellest on ka meil õppida. Markuse 6.1. Ja ta läks sealt ära ja tuli oma kodukohta. On siis see koht, kus ta oli üles kasvanud. Ja jüngrid järgisid teda. Ja kui hingamispäev tuli, hakkas ta koguduse kojas õpetama. Ja paljud, kes teda kuulsid, hämmastusid väga ja ütlesid, kus sellel see kõik on tulnud ja mis tarkus see on, mis temale on antud. Ja kuidas niisugused vägevad teod sünnivad ta käte läbi. Eks tema ole see Puussepp Maaria poeg, Jakobuse, Joosese ja Juuda ja Siimona vend. Ja eks tema õed ole siin meie juures. Ja nad pahandusid temast, aga Jeesus ütles neile, prohvet ei ole mujal autu kui oma kodukohas ja oma sugulaste seas ning oma majas. Ja ta ei saanud seal teha ühtki muud vägevat tegu, kui ainult panna oma käed väheste haigete peale ja nad terveks teha. Ja ta pani nimeks nende uskmatust ja tema käis läbi ümberkaudsed külad ning õpetas. Nüüd siin üks lugu, kus me näeme seda, kuidas ta ütleb, ja ta pani oma käed väheste haigete peale ja kuidas ta ütleb, 5. salm, loeme ilusti täpselt, ja ta ei saanud seal teha ühtki muud vägevat tegu, kui ainult panna oma käed väheste haigete peale ja nad terveks teha. Nüüd selle lause sõnastus rikub päris palju inimeste teoloogia ära, ma tean. Ma arvan, et siin võib-olla mitte, aga mõnes seltskonnas kindlasti. Siin ta ütleb 5. salmis, ja ta ei tahtnud. Ta ei soovinud. Kuidas see on võimalik? Mis asju? Vaata uuesti minu, kas on sinu piiblisse kirjutatud, ei saanud? Ma mingisugune jama siin. Ta ei soovinud äkki ikka. Mis asi? Jeesus, Jumala poeg, ja ei saanud. Kas Jeesus ei ütelnud, ma teen seda, mida ma näen isa ees tegemas? Kas oli nii?
kõik, mis Jeesus tegi, ta nägi isa eest tegemas. Ja nüüd, kes ei saanud? Jeesus ei saanud. Jumal isa ka ei saanud. Mis veride teoloogia see süüke on? Jumal võib ju kõike teha, mis tema tahab. Vaat siin see teoloogia viga ongi. Ütlen sulle, ei või. Rikun sinu teoloogia ära. Ja seal, kus on inimesed, kes ei usu Jumalat, kes tegelikult alustades ei kuula Jumala sõna ja ei usu seda Jumala sõna, need panevad barjääri, kus Jumal mitte ei taha teha, vaid Jumal ei saa teha. Hallo? Mida Jumal ei taha teha, ta tahab. Armas, ma soovin üle kõige. Aga ta ütleb, ei saanud teha. Ta soovis. Sest miks pärast ta läks mööda neid külasid õpetama? Sest et ta oli sellest aru saanud, millest ma ennem rääkisin. Kui sa kuulad Jumala sõna, siis see tekitab sinus usku ja siis selle usu tõttu inimesel tuleb üks ootus, et see ime võiks sündida ja ta saab terveks. Aga ta ei saanud sellest üle minna, ta ei saanud sellest kõrvalt minna. Kui sina ka võib-olla tänasel päeval mõtled, et oleks hea, kui Jumal mind aitaks ja Jumal mind terveks teeb, ma ootan kogu aeg, millal ta mind tervetab. Sa võid jäädagi ootama. Sa pead võtma tema sõnast kinni. Sest et tema jaoks on see barjääriks ja takistuseks, kui sina ei võta tema sõnast kinni, siis tema ei saa sinust kinni võtta. Seepärast sul tuleb tema sõnast kinni võtta ja me näeme, Jeesus oli piiratud sellega, et need inimesed ei otsustanud kinni haarata sellest sõnast. Nüüd vaatame natuke seda kirja kohta veel lahti. Mis ta ütleb seal, et prohvet ei ole ilma auta või ilma auta mujal kui ainult oma kodukohas. Mis tähendab ilma auta? Toome selle hoopis teise situatsiooni. Kui meil peaks olema mingisugune üritus ja näiteks Eesti Vabariigi president on seal kõnelemas ja kui sa oled ikkagi normaalne inimene ja nii-öelda kõik on sul korras, siis mismoodi ja mis hoiakuga sa kuulad seda? Austusega. On nii? Sa oled sel ajal vait. Sa ei pea isegi 100% nõustuma selle kõigiga. Kas pole nii? Sa ei pea isegi võib-olla sellest isegi 100% vaimustuses olema, mis ta ütleb. Aga sa kuulad austusega. Kas pole isegi, kui me vaatame meie Riigikogu, kiitus Jumalale, et seal on sellised hoiakud ikkagi säilinud. Tänu Jumalale selle eest. Amen. Ja see peaks olema ühiskonnas ka samamoodi. Seega isegi president tuleb Riigikogu ette ja räägib neile ka selle juttu, mis neile väga ei meeldi isegi. Nad on vait ja nad kuulavad. Ma loodan, et neist seal keegi selle ajal ei räägi ei mobiiliga ega ei surfa oma internetis ringi. Miks pärast? Sest nad austavad teda kui riigijuhti. Nüüd, kui meie tuleme Jumala sõna ligi, siis see, mismoodi me kohtleme teda, tähendab seda sõna, mida räägitakse. Amen. Siis see näitab seda, missuguse positsiooni me ennast paneme, mismoodi see Jumala sõna saab meie elu muuta. Kas me oleme kohas, kus Jeesus peab ka ütlema koosoleku lõpuks, ma ei saanud seal midagi teha. Või me oleme kohas, kus tema vägi tervendas kõik. Oled sa siin? Ja see ei ole sellest, et see sõltub lihtsalt mingist juhusest. See ei ole ka sellest, et see sõltub mingist saatusest. See ei ole ka sellest sõltumas, et kellelgi on täna õnnepäev ja kellelgi ei ole täna õnnepäev. Vaid see sõltub sellest, et kui nemad tulid kuulama ja kui nemad tulid ootusega, pikki maid kohale, igatsusega, et kuulda, mida Jumal on öelda, siis Jumala vägi tervendas nad kõik. Ja sa võid panna ennast ka täna sellesse positsiooni, et Jumala tervendav vägi võiks sind tervendada. Kellegi ihu praegu on siinsamas, sul on suur puusaprobleem praegu. Tõsised puusavalud on, tule siia ette, Jumala tervendav vägi on siinsamas. Tule kiiresti. Puusavalud siin või siin, ma ei tea, kumbal pool see on. Jumala tervendav vägi on sinu jaoks siinsamas. Keegi eesterahvas kiiresti püüdma. Pane oma käsi umbes sellesse piirkonda. Jeesu nimel. Halleluuja. Keegi on veel võib-olla. Haara kinni sellest, me võime mitu tükki olla. Haara kinni usus kiiresti sellesse. Tänu Jumalale. Halleluuja, tänu Jumalale. Pane oma käsi sellesse piirkonda kuusas, kus sul on see. Jeesu nimel. Kus see on sul? Jeesu nimel. Kiitus Jumalale. Kiitus Jumalale. Halleluuja, see on Jumala tervendav vägi, mis voolas sinu sisse. Võta see vastu, see on sinu oma. See on sinu oma. Amen, see on sinu oma. Amen, see on sinu oma. See valu ei tohi enam tagasi tulla. Tal ei ole õigust selle olla. Amen. Nagu Küürus naisele Jeesus ütles, sa oled lahti oma haigusest, te olete lahti oma haigusest. See on Jumala sõna teie jaoks. Amen. Sa oled lahti oma haigusest. Kiitus Jumalale. Halleluuja.
miks see on oluline, et me vahest kiiresti sellest kinni haarame, on see, et usk tegutseb. Usk ei mõtle liiga kaua, sest vahest meie mõtlemine võib olla barjääriks sellele, et me võiksime oma usus tegutseda. Me hakkame kaalutlema, arutlema, kas nii või naa, kas on või ei ole. Kui see on sinu oma, võta see. Amen. Võta see, haara sellest kinni. Veritõbine naine ei mõelnud ka liiga kaua, et mis nad arvavad must, kui nad avastavad minu seal, et ma olen veritõbine ja ma olen roojane, ma ei või rahva seas olla. Ta ei hakanud selle üle arutlema. Ta otsustas uskuda ja läks ja haaras oma tervenemisest kinni. Jeesuse kuup paistab, ma pressin läbi, ma haaran kinni sellest. Praegu ma ei mõtle, ma ei arutle liiga palju, kas see on mulle eluohtlik või mitte. Muuseas, see oli talle eluohtlik. Sest Vana Testamendi seadus ütles, et kui keegi avastatakse, kes on roojane ja kui ta on rahva seas ja kui ta ei ole sellest teada andnud, siis ta võidakse kividega surnuks visata. Amen. Ja ta ei hakanud mõtlema, ta ei hakanud liiga palju arutlema selle üle, kui see on tema võimalus, ma arvan sellest kinni, on see isegi mulle eluohtlik kas või ma võtan sellest kinni ja mulle tuleb tervenemine plaksti sel hetkel. Amen, kiitus Jumala, halleluuja. Amen, Jumal on sinu ravija, kiitus Jumala. Amen. Nii, kiitus Jumala. Amen. Mis asi on seesama prohvet. Prohvet ei ole mujal autu kui oma kodukohas ja oma sugulaste seas ning omas majas. Seesama austus, see austus väljendub just selle suhtes, kuidas me kuulame seda, mida räägib meile see inimene. Kui president on kohal, siis kuidas me kuulame? Austusega, auväärsusega, aupakliskusega. Kas olen siin? Me kuuletume seda, me kuulame, peame seda oluliseks, me peame seda vajalikuks, me peame seda tähtsaks. Kui palju enam, kui avatakse suu ja räägitakse Jumala sõna, kui palju enam aupaklikkusega me peaksime suhtuma sellesse. Ja me näeme, seesama kirjakoht seostab Jumala austamise, mis väljendub selles, kuidas me Jumala sõna kuuleme, kuidas me seda kohtleme. Kas pole nii? See, mismoodi sa teed piibli lahti, mismoodi sa suhtud sellesse. See küsimus ei ole selles raamatus või selles, et sul peab olema kuldne järjehoide seal vahel. Või sa pead sealt tolmu pealt ära püsima. See küsimus ei ole selles. Olete siin või? Oleks hea, kui seal tolm muidugi oleks pealt läinud sellele ikkagi. Sellest juba, et sa oled nii palju lugenud seda. Vaid see küsimus on selles, millise aupaklikkuse, millise ootuse, millise põnevusega, millise janususega sa tuled selle sõna ligi ja sa teed selle sõna lahti, ütled, et isa, sina oled mulle rääkimas, sina oled mind kõnetamas, sinu sõna räägib täna minu vastu, sinu sõna muudab täna minu elu, sinu sõna tervendab mind täna siin paigas, ma olen selleks valmis, ma olen ootuses, ma olen põnevil, ma olen janule, sest su sõna on rääkimas. Kiitus Jumale. Ja sa teed selle sõna lahti, see sõna räägib, see läheb sinu südamesse, see muudab sind, see toob sulle vabaduse, see toob sind välja igasugustest ahelatest ja kammitsatest. Kes on siin erinevat laade mingisuguste halbade harjumustega kinni, ma ei küsi su käest millistega. Suitsetamine, pornograafia, mis iganes alkoholism, mida iganes depressioon, erinevad muud üksteid rõhumised pluss siis haljad harjumused. Seal, kus on issanda vaim, on vabadus. Võidmine on veel siin. Astu sisse sellesse, kui sinu jaoks ei kehti. Amen. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Tänu sulle, isa. Nüüd, kui sa näed seda, mis väljendus see, et oli autu, nad pahandasid selle peale, kes ta oli ja mida ta rääkis. Nad ei aktsepteerinud seda, kuidas see asi esitati, kuidas neile see sobis või kuidas neile see meeldis, kas see läks kokku nende arusaamadega. Ära mitte kunagi pahandu sellest, kui keegi räägib Jumala sõna. Ja sulle see isegi võib-olla mingil kombel ei meeldi. Ole endaga aus. Kui sa sel hetkel sellest aru saad ja see tundub sulle nagu siis mine koju ja istu maha Jumala sõna juurde ja küsi uuesti Jumala käest, kuidas on selle asjaga. Kas see, mis räägiti, on tõesti nii, nagu nemad apostlite tegudes küsisid? Kas see, mis räägiti, on tõesti nii? Aga ära pahandu Jumala sõna peale. Ära pahandu selle peale, võib-olla kuidas seda esitatakse. Ära pahandu. Haara sellest kinni. Vast mõni inimene lihtsalt pahandub selle pärast, miks ta nii lärmakas peab olema, miks ta niimoodi hüppama peab, miks nad peavad hõiskama, miks nad peavad seda tegema. Ja inimesed blokeerivad ennast ära sellest, et Jumala vägi võiks tegutseda. No ütlesid, see on see mees, mis mees tema süke on, mis õigus tema midagi öelda üldse on, mis iganes. Ja blokeerisid ära ja Jeesus ei saanud, mitte ei tahtnud, vaid ei saanud. Teises kohas inimesed tulevad kuulama ja kõik saavad terveks. Seal tulevad kokku ja ainult vähesed. Tegelikult üks algtekst isegi viitab, et ta pani käed mõningate lihtsamate või tavalisemate, nii-öelda kergemate haigustega inimeste peale ja need said terveks. Tähendab seda, et koosolek lõppes sellega, et kellegi peavalu kadus ja kellegi läks köha natukene paremaks.
et enam nii kõvasti ei köhinud kui ennem. Ja umbes mingil sarnasel tasemel. Ja millest see kõik sõltus? Sellest, kuidas nad kuulasid. Sellest sõltus, kuidas nad kuulasid. Kuidas nad kuulasid. Tee minuga koos lahti Markuse evangeeliumi 5. peatükk. Ja ma arvan, et me satume millegi väga jõulise otsa, mis on sinule kindlasti tuttav. Markuse evangeeliumi 5. peatükk 25. salm. Kiitus Jumala. Ole minuga kaasas, ära lüli ennast välja, ole kaasas Jumala sõnaga, haara sellest kinni, hoia sellest kinni. Siin ütleb, ja seal oli naine, Markuse 5.25, kes oli 12 aastat olnud veritõves ja oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutanud kogu oma vara, ilma et ta oleks mingit abi saanud, kuna haigus oli läinud veel pahemaks. See oli kuulnud Jeesusest ja tuli rahva seast tema selja taha ja puudutas ta kuube, sest ta mõtles, kui ma aga puudutaksin ta riideid, saaksin ma terveks. Ja kohe kuivas tema vereläte ja ta tundis oma ihuvaevast terveks saanud olevat. Ka Jeesus tundis kohe iseenesest, et vägi temast oli väljunud ja pöördus ümber rahva seas ning küsis, kes puudutas mu riideid. Ja tema jüngrid ütlesid temale, sa näed, et rahvas rõhub su peale ja küsisid, kes puudutas mind. Ent ta vaatas ümber, et näha, kes seda teinud oli. Siis lõi naine kartma ning värises, sest ta teadis, mis temal oli sündinud. Ja tuli ning heitis maha tema ette ja ütles temale kogu tõe. Aga ta ütles naisele, tütar, sinu usk on sind aidanud. Mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Üks asi, mis ma selle looga olen alati küsinud. Kellest sõltus see, et see naine sai terveks? Kes käivitas selle tervenemise ime? Kas Jeesus teadis sellest naisest üldse kuni selle hetkeni, kui ta terveks juba saanud oli midagi? Ei teadnud. Kes võib käivitada täna sinu tervenemise? Sinu usk. Sina võid selle käivitada. Sina võid asja liikuma panna. Sina võid olukorra muuta. Siis, kui sa täna võid olla sarnases situatsioonis, 12 aastat, käinud mööda arste, kulutanud kogu oma raha, kogu oma vara selle jaoks, mitte ainult raha, vaid vara. Täiesti paljaks ennast teinud, kogu selle haigus on imenud tast igasuguse elumahla välja, võiks öelda selle kohta. Vaat sa siin või? Meist mitte keegi ei ole sellises kriisis olnud. Oled sa siin või? Minu teada keegi meist ei ela täna tänaval, sellepärast, et haigus on viimased minust välja imenud. Me oleme täna palju paremas olukorras. Kui palju enam oleme me võimelised täna Jumala sõnast kinni haarama, kui tema seda oli võimeline tegema. Kui palju enam me võime kinni haarata ja näha läbi murrangut ja muutusi. Kui palju enam see sõna võib samasuguse ime teha ka meie jaoks. Amen. Meid taastada, meid tervendada, meie ihu korda seada. Kui palju enam. Ja nii kui see naine, ta ütleb, et 26. salmist ta oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutanud kogu oma vara, ilma et ta oleks mingit abi saanud, kuna haigus läinud veel pahemaks. See oli või tema oli kuulnud Jeesusest. Üks tõlge lisab juurde, oli kuulnud lugusid Jeesusest. Nüüd siin ongi seesama iva. Kogu tema elu oli üks allakäik, üks tagurpidi käik olnud sinnamaani, kuni selle hetkeni, kus ta kuulis Jeesusest, ta kuulis Jumala sõna ja ta haaras sellest sõnast kinni. See sõna hakkas teda kandma, see sõna hakkas teda motiveerima, see sõna hakkas teda juhtima. Miks pärast? Sest et ta lihtsalt mitte ei kuulnud, vaid ta kuulas. Ta pööras oma tähelepanu, nägi, et see on tema võimalus. Kui sina täna näed selles ka ühte huvitavat põnevat jutlust paljude seast, siis see jookseb sinust mööda. Aga kui sa näed selles oma võimalust, ainsat võimalust, millest kinni haarata, siis see toob sulle läbi murrangu. Sa võtad sellest sõnast samamoodi kinni, nagu see naine võttis. Kui ta ütles, et kui ma haaran Jeesuse kuuest kinni, siis ma saan terveks. Ta võttis sellest sõnast kinni, mis ta oli kuulnud, et Jeesuse peal on Jumala võimine. See sõna, mis oli kirjaga tegelikult hiljem pandud. Amen. See sõna, et Jumala vaim on tema peal. Nagu Jeesus seda rääkis, issanda vaimu mu peal, seepärast on ta võinud kuulutama. Ta oli kuulnud seda sama, mida inimesed olid kuulnud tema kohta, mis ta ise oli rääkinud. Nüüd ta haarab sellest kinni, et see võimine, see vägi on tema üle selle jaoks, et mina võin sellest kinni haarata. Mina võin sellest kinni haarata. Ja ta oli üks paljudest tuhandetest, kes haaras kinni sellest võimalustest. Ja sina võid olla ka see üks, kas või paljudest tuhandetest, kes haarab kinni oma võimalusest. Kas paljud ütlevad, et ei tööta, ei toimi, ei saa,
ei tea, kuidas see töötab, aga sina ütled, et tean, kuidas töötab, see töötab nii, nagu sõna on ütelnud ja loed seda ja uurid seda ja mõtiskled ja loed ja mõtiskled ja uurid ja loed ja uurid ja mõtiskled ja loed ja uurid ja mõtiskled ja mõtiskled ja uurid ja loed ja paned selle sõna oma südamesse igapäevaselt, hoiad seda oma südames ja lõpuks see toob sulle tervenemise, toob sulle lahenduse ja sa võid öelda ka Jeesusele, minu usk on mind terveks teinud, kiitus Jumalale. Minu usk on selle käivitanud. Ma võin selle asja liikuma panna ja sinu usk tõstab selle olukorra ülesse. See olukord muutub, see olukord, situatsioon muutub, sinu ihu hakkab taastuma, mis on olnud vaevatud, mis on olnud koormatud, mis on olnud haiguste all ja sa tõused üles ja ütled kiitus Jumalale, Jumal on minu ravija. Jumala sõna on tõde, Jumala sõna on see, mis ta ütles. Halleluuja, halleluuja, tõuse minuga koos üles, kiitus Jumalale, halleluuja. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, et sina oled meie ravija. Sina oled meie tervendaja. Sina oled meie vägev Jumal. Jumal, kes on rohkem kui küllaldada. Jumal, meie Jehova rahva, meie tervendaja, meie taastaja. Jeesus, sina kandsid meie haigused ja tõved risti peal, sellepärast, et meie ei peaks neid kandma. Sina ütlesid, et sina annad andeks meie pahateod ja parandad meie vigadused. Halleluuja. Sina, kes oled andeks saanud oma eksimused, Jumala tervendav vägi on sinu täna. Sinu. Kui sa oled kuskil mööda pannud või valesti midagi teinud, Jumal annab sulle andeks ja võta oma tervenemine vastu. Võta oma tervenemine, võta oma vabanemine vastu, see on sinu oma. Sinu eksimused ei saa sind takistada, et sa võiksid oma ime näha. Halleluuja. Kiitus Jumalale, sa oled terve, kiitus Jumalale, see kuulub sulle. Halleluuja. Tänu sulle, Isa, sina oled meie tervendaja, sina oled meie ravija. Sinu sõna on meile terviseks, sinu sõna on meile vabaduseks, sinu sõna on meile ravimiks. Kiitus sulle, Isa. Me võtame sinu sõna. Me pöörame sellele tähelepanu, me pöörame oma südame selle poole, me haarame sellest kinni ja näeme muutusi. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Austus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Överödest özepa alet rinda anike födörtö, zi ipokuarteni detrevidester irton tedret töö. Minu sõna on sulle ravimiks. Võta see ravim, pane oma südamesse ja sa näed muutusi, näed tervenemist ja näed taastumist. Olukorrad ja hädad ja haigused, mis on aastaid sind vaevanud, ei pea enam sind vaevama, sest ma olen läkitanud sulle oma sõna ja see kannab vilja ja teeb seda, milleks ma selle olen läkitanud ja toob tulemuse esile. Seepärast pane see seeme oma südamesse, et see võiks seal kasvada ja kanda vilja ja näha tulemusi, mis sina olen valmis pannud. Minu tahe on see, et sa võiksid olla täiesti terve, pealaest jala tallani ja nautida ja kogeda seda, mida ma olen kinkinud sinu jaoks, mida sa ei saa ei kinni maksta ega välja osta, see on sinu. Sa oled terve Jeesuse haavade ja vermete läbi. Võta see kingitus ja käi selles. Halleluuja, tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Jumal on sinu ravija. Jumal on sinu ravija. Kiitus sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus sulle, Isa. Jeesus rääkis ka sellest, et Jumala võidmine on tema peal, et tervendada haigeid. Oled sa siin? Ma olen näinud samamoodi Jumala võidmist ka enda üle, et tervendada haigeid. Nüüd sa ei ole mitte selle jaoks, et kedagi inimest upitada. Oled sa siin? Oled sa siin? Me oleme näinud ka väga suurt protsenti, kuidas inimesed kõikvõimalikest selja, kaela ja õlavaludest on tervenenud. See on üks võidmine, mis on siin täna kätte saada samamoodi. Amen. Võidmine, mis taastab sinu kaela, selja või muud liigesed. Amen. Kasvatab nad kas õigesse pikkusesse, niutab nad õigesse kohta, paneb lihased paika. See võidmine on sulle kätte saada. Samamoodi nagu see naine haaras kinni sellest võidmisest, puudutades seda. Sina võid sellest ka täna usus kinni haarata ja sinu selg saab korda, sinu kael saab korda, sinu liigesed saavad korda. See võidmine, tervendusvõidmine just sellist tüüpi asjade jaoks on täna siin. See on sinu jaoks olemas. Kui see kehtib mingil kambel sinu kohta, selg, kael, õlad, ütleme kogu liigestik, kui mingid seal probleemid või nihked või valud on, tule siia ette. Tule siia ette. Teised võivad kas istuda, aga olge kaasas usus. On väga oluline, et see, mis ma täna rääkisin, et see saab sinu elus praktikaks. Sa haarasid täna sellest sõnast kinni ja mitmed teist saite kohesed tervenemised, kohe lahendused siin samas koha peal. Ja mitmete teie jaoks on need lahendused veel, nagu öeldakse siin sõnas varjul. Aga see on teie jaoks varjule pandud, mitte teie eest varjule pandud. Ja sa võtad sellest sõna ja sa loed ja sa uurid ja mõtiskled. Sa loed ja uurid ja mõtiskled ja paned seda enda sisse. Ja sa näed, kuidas läbimurrang tuleb.
kui see läbimurrang tuleb, kui seesama inspiratsioon või see õhutus on selle jaoks, et sind käivitada selle sisse. Kiitus Jumala. Ja me võiksime öelda julgelt mingi aja pärast, ei ole ühtegi haiget meie seas. Ja mitte sellepärast, et haiged läksid ära, vaid haiged said terveks. Kiitus Jumala. Amen. Et ühtegi haiget ei ole nende seas, sest Jumal on nende ravija. Sest Jumal on nende ravija. Ja ma usun, üks väga oluline element on ka see, et me austame Jumalat. Et me austame teda, tema ligiolu, tema kohalolu. Et me austame. Ka need tänased reeglid, mis ma andsin siin laste koha pealt, see on ainus see põhjus, miks need on. Ja me võiksime austada. Kiitus Jumala. Kiitus Jumala. Sa võid samas koha peal võtta oma tervenemise. Amen. Kiitus Jumala. Amen. Amen. Veritõbin naine ka ei vabandanud, et vabandage, ma võtan tervenemise. Vaata siin. Ta võttis lihtsalt. Kiitus Jumala. Halleluuja. Kiitus Jumala. Isa, ma tänan, et sina oled meie ravija. Isa, me austame sind. Ja sind ja sinu sõna. Sinu püha vaimu enda seas. Halleluuja. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle, Isa. Kiitus sulle. Halleluuja. Halleluuja. Austus sulle, Isa. Austus sulle. Isa, sulle kuulub kõik austus. Isa, et me võime olla aukartuses sinu ees. Aukartuses su ees. Aukartuses sinu ees. Tänu sulle, Isa. Liina, kas sa oleks võimeline laulma seda aukartuses? Aukartuses ma sinu ees. Aukartuses ma sinu ees. Püha Jumal tullu, kiitus sul. Aukartuses su ees. Aukartuses ma sinu ees. Aukartuses ma sinu ees. Püha Jumal kuulub, kiitus sul. Aukartuses su eest. Aukartuses ma sinu ees. Aukartuses ma sinu ees. Aukartuses ma sinu ees. Aukartuses ma sinu ees. Püha Jumal kuulub, kiitus sul. Aukartuses su ees. Aukartuses su ees. Tänu su, Isa. Isa, me austame sind siin selles paigas. Me austame sind, sest sina oled kuningas. Sina oled isand. Sina oled kuningate kuningas. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Sa oled vägev Jumal. Sa oled helde Jumal. Sa oled auline Jumal. Tänu sulle, Isa. Isa, aukartus sinu vastu on see, mis on võti ka tervenemise juurde. Mis on ka võti imede juurde, muutuste juurde, aukartus, Jumala kartus. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Halleluuja. Kiitus Jumalale.
Tänane koosolek on teistsugune olnud, võib-olla kui meil kogu aeg on olnud. Ja, mul on vist kaja peal või midagi sellist. On. Okei. Natuke teistmoodi on see koosolek olnud, aga oluline on see, et sa haarad sellest sõnumist kinni ja paned selle praktikasse. Amen. Amen. See on väga oluline, et sa haarad sellest kinni. Lased sellele juurduda. Ja sa näed muutusi, sa näed tervenemist ka oma ihus. Amen. Ka oma laste juures. Amen. Ka oma enda abikaasa juures, kus iganes see on. Sa näed imesid, kui sa haarad sellest sõnast kinni. Amen. See sõna on antud meile ja see sõna on meie jaoks. Kiitus Jumala. Amen.